Minu nimi on Andres Uul ja olen seekord jälle teie ees moderaatorina. Väga tore, et sellise läbi kauni sügise olete kõik kohale jõudnud. Vahepeal küll sadas, nagu öeldakse, poisikesi kus lugesin, ei saanud autostki välja, aga selline ongi sügis. Sügis Hiiumaal ja jällegi sügisel nagu ikka on ju ettevõtlusnädal ja ettevõtlusnädalal nagu ikka jälle Hiiumaa rääkisem. Meil on tänane programm jälle põnev ja teises esinemiste järel saame diskuteerida Hiiumaa tuleviku teemadel ja siis kõige lõpus pidulik osa, kus siis jagatakse välja ettevõtlusauhinnad Hiiumaal sellel aastal. Enne kui siis alustame, saame tähelepanu juhtida sellele, et meil on tubli ametikool, kelle koostöös on tehtud kõik need ilusad lilleseaded, mida te täna siin näete. Kui tunnustusmeeneid vaatate, siis see on traditsiooniliselt valminud AS Onga meistrite käe all. Online ülekanne, mis on juba teist korda, mida siin tehakse, selle kohta laetakse siis videoklipid üles järelvaatamiseks Hiiumaa Arenduskeskuse YouTube'i lehele ja samamoodi leiab ka Hiiumaa Arenduskeskuse kodulehelt kõikide esinemiste materjalid. Need, kes ei ole hiidlased ja siin teadvad külalised, mille jaoks veel informatsioonile teada on, et WC leiab sealtpoolt trepi alt, keldri korruselt. Põneva ukse kaudu saab sinna alla minna ja koridori lõpust siis mõlemad pool. Meil on vahepeal siis ka kohvipausid, mida siin pakutakse ja kus siis on võimalik omavahel vestelda ja päeva lõpus siis ka, kui on asi lõppenud, siis olete oodatud siis omavahel diskussiooni jätkama. Aga nüüd siis meie esimene esineja, kes on siis Swedbankist, Liisi Himma, töötab Swedbankis ettevõtete panganduse divisjoni juhina, olles ka juhatuse liige. Ja ühtlasi kuulub Liisi Swedbanki, TTÜ ja Tehnopoli poolt ühiselt alustavate ettevõtete toetamiseks loodud Prototroni ekspertkogusse. Liisi on töötanud 14 aastat Swedbankis ja olnud tegev väga erinevatel positsioonidel ettevõtete panganduses, riskijuhtimises, probleemsete laenude menetlemises, portfelli juhtimises, juhtides nii kohalikke kui ka Baltikumi üleseid meeskond. Tänane teema on siis Liisil majandustrendid ja tervitame aplausiks Liisit Paatsa. Tervist kõigile ka minu poolt. Mõtlen, et Liis on nüüd enam-vähem õiges kohas, kui see post on täpselt ees. Ja ma loodan, et ma räägin piisavalt kõvasti, et ka viimastesse peadesse mõtlen. Kui mingil hetkel peaks mitte kõige paremini enam olema kuulda, siis öelge. Siis ma püüan kohe hääpingut olema. Mina olen siis Swedbanki ettevõtete panganduse juht ja mul on väga hea meel, väga suur au seista siin täna kõigi teie ees ja jagada teiega siis oma mõtteid sel teemal, milline on meie majanduse hetkeseis ja millised on meie majanduse tuleviku suunad. Aga ma ütleks, et veel enne, kui ma lähen majandusteemade juurde, siis ma tahaks põgusalt rääkida ka ühest teisest ka küllaltki aktuaalsest teemast. Ja ma alustaks seda võib-olla sellest, et ma toon ära ühe numbri. Nimelt Statistikaameti andmetel eelmisel aastal eksportisid Eesti ettevõtted oma kaupu tervenisti 183 inimeste liiki üle maailma. Ja otse loomulikult on see meie majanduse, meie ettevõtjate jaoks väga tugev tulemus, aga sellel asjal on ka oma varju küll. Nimelt hoolimata sellest, et rahapesu ja sanktsioonide teemat meedias käsitletud nii, nagu see puudutaks ainult pankasid, siis tegelikult see kahjuks nii ei ole. Sisuliselt võib öelda, et rahapesu ja sanktsiooni risk ohustab igat Eesti ettevõtet, kes oma kaupu või teenuseid välismaale müüb ja lihtsalt ostab. Ja ma pean tunnistama, et mul on tekkimas väga suurem mure, kuna ma näen
oma tööga seonduvalt, puutunud tööga seonduvalt kokku väga erinevate ettevõtjatega, väga erinevas suuruses ettevõtjatega, siis ma näen, et meie ettevõtjad ei oska täna neid riske kuidagi endale teadvustada ja neid riske ka kuidagi maandada. Ja ma võin tuua selliseid väga elementaarseid lihtsaid näiteid. Näiteks tänases keskkonnas peab meie ettevõtja olema absoluutselt kindel, et näiteks kui ta ostab puuvilju või riisi näiteks Myanmarist, see peab olema absoluutselt kindel, et ta ei satu mingisugusesse korruptiivsesse tehingusse. Või kui näiteks meie ettevõtja müüb oma elektroonikatooteid Venemaal, siis ta peab olema absoluutselt kindel, et need tooted ei ole käsitletavad kahekasutusega kaubana, mis siis sisuliselt läheb rahvusvaheliste sanktsioonide alla. Või kui meie ettevõtjal on näiteks kaubanduspartner Venemaal või Ukrainas ja see kaubanduspartner ütleb, et kuna Venemaalt või Ukrainast tehes on välisvaluuta tehing niivõrd kallis, et ma maksan sulle parem läbi näiteks UK-s registreeritud ettevõtte, siis meie ettevõtja peab tänases olukorras olema täiesti kindel, et ta seeläbi ei satu täiesti pahaaimatult rahastusskeemi. Või näiteks, kui meie ettevõtja ostab keemiatooteid või näiteks väärtisetooteid läbi Hongkongi või näiteks Araabia Ühendemiraatide vahendaja, siis ta peab olema täiesti kindel, et see vahendaja ei ole loodud ainult seetõttu, et mööda hiilida tihtipeale siis Venemaal paikneva tootja suhtes kehtestatud sanktsioonides. Või näiteks, kui meie transpordiettevõte osutab rahvusvahelisele logistikakontsernile allhanketeenust, peab olema täiesti kindel, et ainus põhjus, miks see rahvusvaheline firma ise seda teenust ei pakka, ei seisne selle, et lihtsalt see vastaspool või siis see kaup on lihtsalt niivõrd riskantne, et see rahvusvaheline ettevõte ei ole valmis ise seda riski võtma. Ja neid näiteid võib tuua veel ja veel ja veel. Ja ausalt öeldes ma olen mures, kuna ma näen, et meie ettevõtjad ei oska täna neid riske enda jaoks teadvustada. Meie ettevõtjad siiamaani on pigem pööranud tähelepanu sellele, et raha oma koostööpartnerilt kätte saada. Ehk et pigem on pööratud tähelepanu krediidiriskile ja seoses sellega tehtud oma koostööpartnerite osas taustahuvisid. Aga mis puudutab rahapesu ja sanktsiooniriski, siis kahjuks seda väga paljud ei oska siiamaani arvesse võtta. Ja sellepärast ma olen endale võtnud ka südameasjaks, et ma käin mööda Eestit esinemas. Ükskõik, mis teema pärast mind tegelikult kutsutakse esinema, siis ma alati alustan oma esinemist sellega, et ma räägin ka seda rahapesu teemat. Ja minu ülesandeks või eesmärgiks on ka tuua ära sellised väga lihtsad näpunäited, kuidas iga ettevõte saab ennast vähemalt minimaalsel viisil kaitsta selliste riskide vastu. Otse loomulikult see on arusaadav, et keskmisel Eesti ettevõtjal ei ole nii palju ressursse, et võtta endale tööle terve osakonna täis inimesi, kes siis kõik hakkaksid taustauuringut tegema või sanktsioone hindama, aga ma arvan, et seda isegi võib-olla ei ole vaja. Et on teatud sellised lihtsad näpunäited, mille rakendamise korral ikkagi ma arvan, seda riski saab mõnevõrra allapoole viia. Ja ma tookski ära 3 sellist põhilist asja. Esiteks, kui teie olemasolev kaubanduspartner või näiteks teil on käimas läbirääkimised uue koostööpartneriga. Ja kui te püüate selle ettevõtte kohta näiteks leida informatsiooni avalikest allikatest, aru saada näiteks, kas ta on esitanud majandusaasta aruannet, kas tema kohta on maksu või krediidiinfot, kas ta on üldse olemas näiteks kodulehel internetis, kas ta figureerib kuskil artiklites või kes tema omanik või juhid figureerivad kuskil artiklites. Ja kui te näete, et selle ettevõtte kohta ei ole mitte mingisugust sisulist informatsiooni, siis otse loomulikult see ei pruugi ilmtingimata tähendada, et see nüüd on midagi kriminaalset, aga see on kindlasti selline hoiatud märk. Siis teine selline lihtne asi, kui teil on välismaine kaubanduspartner, kes kasutab oma tegevuses, oma organisatsiooni struktuuris ka nii-öelda offshore jurisdiktsioone, mis on siis sellised jurisdiktsioonid või riigid, kes soosivad läbipaistmatust. Ehk et kes soosivad ka seda, et
et kuskilt avalikust registrist ei ole võimalik vaadata, kes on see päris inimene seal ettevõtte taga, siis ma arvan, et see on jällegi ohumärk ja peaks endalt küsima, et mis põhjusel see teie kaubanduspartner seda jurisdiktsiooni kasutab. Muidugi siin on ka teatavaid objektiivseid põhjendusi, näiteks laevandusel on suhteliselt ikkagi siiski tavapärane praktika kasutada neid offshore jurisdiktsioone. Aga kui te näete, et tegemist on ettevõttega, keda kuidagi geograafiliselt selle piirkonnaga mitte miski ei seo, siis ma arvan, et see võiks jällegi olla selliseks hoiatavaks märgiks. Ja siinkohal täpsustada, et offshore jurisdiktsioon kuidagi on levinud müüt, et kindlasti on tegemist mingisuguse väga eksootilistega riigimene saartega. Tegelikult see nii ei ole. Näiteks Euroopas paiknevad Malta ja Küpros võimaldavad täpselt samamoodi varjata neid inimesi päriselt selle konkreetse ettevõtte taga on, kuna seal on laialt levinud siis selliste nii-öelda validirektorite kasutamine. Samamoodi on näiteks Ühendkuningriikides, UK-s olemas teatud ettevõtlusvormid, mis siis lõpevad lühendiga LP või LFP, mis taaskord jällegi võimaldavad varjata neid inimesi, kes päriselt on selle ettevõtte taga. Ehk et te võite selle ettevõttega äri teha, te justkui vaatate avalikest allikatest, et seal on mingisugune John või ma ei tea, mis inimene justkui juht ja omanik. Aga tegelikult võib seal vabalt ka taga olla näiteks Vladimir Putin või Põhja-Korea diktaator, ei tee mitte kuidagi avalikest allikatest seda ei näe. Ja kolmas selline näpunäide puudutaks siis maksuid. Kui teie kaubanduspartner ütleb teile, et ta maksab mingisuguse läbi kolmanda ettevõtte, kes tegelikult teiega mitte mingisugustes lepingulistes suhetes ei ole, siis see on ka väga selgeks ohumärgiks. Kuna te võite seeläbi täiesti süütut tehingut tehes, ehk siis oma kaupa või teenust ausalt müües, võitegi te sattuda sisuliselt rahapesuskeemi. Ja ma julgen väita, et nii on juba mõnda teist ettevõtetega reaalselt läinud. Et meedia küll presenteerib seda just, kui nad oleksid osaliselt olnud teadlikud rahapesuskeemist, aga tegelikkus on see, et nad on lihtsalt müünud oma kaupa või teenust. Näiteks kuskil Ukrainas või Venemaal paiknemale kaubanduspartnerile, aga lihtsalt see partner on lasknud seda raha maksta kuskilt läbi kolmanda mingisuguse kahtlase ettevõtte ja tagajärg on selline. Ma ütleks, et need on sellised kolm lihtsalt näpunäidet, mida võiks silmas pidada, millest võiks ka näiteks rääkida oma müügipersonali või raamatupidajatega. Et need on kindlasti ohumärgid, millele võiks tähelepanu. Nii, nüüd ma sain nagu südamelt selle rahapesu teema ära rääkida, et nüüd oleks siis majanduse teema. Ja ma tahaks alustada sellest, et teeks korra pilgu heidu minevikku ja vaataks korra, millise märkimisväärse arengu läbi teinud tegelikult meie majandus viimase 20 aasta jooksul. Ja ma alustuseks tegelikult tahakski öelda, et ma arvan, et see areng on olnud väga märkimisväärne ja see areng on olnud paljuski tänu Eesti ettevõtjatele, tänu teile, kes te olete olnud töökad, julged, mõttikad ja suutnud nii-öelda ka väga keerulistel aegadel vastutada. Ja ma alustaks võib-olla 2000-ndatest aastatest. Võib öelda, et tol ajal oli meil tegemist siis valdavalt sisetarbijale üles ehitatud majandusmudeliga. Meie majandusmudel oli üles ehitatud väga tugevasti laenurahadele ja see oli suhteliselt, võiks öelda, selline metsik periood, kuna tol ajal laenud kasvasid sisuliselt 400%, korterid läksid hinnapoolust üles circa 200% ja sel perioodil meie tööhõive ulatus juba peaaegu 660 000 inimesele. Seejärel tuli suur majanduskriis 2008-2009 ja võib öelda, et ainuüksi 2009 kukkus Eesti SKP 15%. Brutopalga kasv pigem siis kahanemine, brutopalga kukkus siis samuti 5% ja meie tööhõive kukkus 550 000 inimesi. Võib öelda, et sel hetkel toimuski siis sellise laenurahale ja sisemaisele tarbijale üles ehitatud majandusmudeli kokkukuhumine või
Siis, kui kriis hakkas üle minema, siis see oli see hetk, kus õnneks meie töösturid võtsid täiesti teadlikult suuna ekspordile, kuna nad said aru, et sisuliselt sisemaisele tarbijale orienteerimine ei ole lihtsalt pikas perspektiivis jätkusuutlik. Ja sisuliselt siis 2010–2014 toimus taastumine, töötleva tööstuse mahud kasvasid circa 36%, eksport ulatus 12 miljardini ja tööhõive kasvas circa 630 000. Nüüd aastal 2014–2018 võib öelda, et töötlev tööstus on väga edukalt suutnud oma ekspordimahte hoida ja nüüd järjest rohkem kõrvale tekkimas siis ka teenuste eksporti, mis on väga jõudsasti kasvanud. Aga me oleme sisuliselt täna jõudnud olukorda, kus meie tööhõive on rekordkõrgusel. See ei ole mitte kunagi varem ajaloos olnud nii kõrge. Sisuliselt tänaseks on ta ületanud juba selle ajaloolise 660 000 inimese piiri. Ja sisuliselt võib öelda, et oma tööhõive poolest oleme Euroopas juba top 3. Me oleme juba tööle rakendanud nii pensionärid kui ka noored inimesed. Ja võib öelda, et lihtsalt meil neid inimesi ei ole mitte kuskilt füüsiliselt võtta. Ja siinkohal tekibki paratamatult küsimus, et kas me oleme jõudnud punkti, kus me võime öelda, et sisuliselt on sellise tööjõu mahuka majandusmudeli lõpp. Ja kui me vaatame, kuidas on meie majandus kasvanud, siis paari viimase 3 aasta jooksul on meie majandus ikkagi toimunud väga täiskuludel. Nüüd, mida rohkem me edasi vaatame, seda rohkem me näeme, et see inimeste füüsiline puudus hakkab seda edasist majanduskasvu järjest rohkem piirama. Ja käesoleva aasta osas me juba näeme, et see majanduskasv on mõnevõrra tagasihoidlikum. Hetkel me siis prognoosime 2019 aasta kohta circa 3,3% reaalkasvu ja järgmise aasta osas on see kasv circa 1% võrra madalam. Kui me nüüd vaatame, mis toimub Euroopas üldisemalt, siis tegelikult on endiselt läinud Eestil ja üldiselt ka Baltikumil väga hästi. Meie majanduskasvud Baltikumis on olnud märksa tugevamad kui enamusel Euroopa riikides. Ja ka juba käesoleva aasta osas me nägime, et kui me näiteks vaatasime Eesti peamisi sihtturge ekspordi mõistes, siis nende riikide selline keskmine majanduskasv juba käesoleva aasta jooksul oli ikkagi oluliselt madalam, kui me Eesti osas näeme. Ja väga palju on minu käest ka küsitud, et kas nüüd on tulemas kriis, sest kohati Euroopast on ikkagi tulemas selliseid võib-olla natukene nagu ärevaks tegevaid märke. Mina ütleks, et meie otsesõnu kriisi praegu nagu ette ei näe. Pigem, mis on toimumas, on selline mõnevõrra turgude jahenemine, mis kindlasti toob kaasa ka selle, et ekspordinõudlus ei ole nii tugev, mida on olnud viimased paar-kolm aastat. Aga et mitte olla liiga pessimistlik, siis ma arvan, et Eesti ettevõtjatel võib tegelikult siin peituda oma võimalus, sellepärast, et mida me oleme näinud ka varasemalt ajaloos, on siis see, et kuna meie ettevõtted on oma mastaapidelt märksa väiksemad kui keskmine ettevõtte Euroopas, siis sellisel jaheneval või langeval turul võib see osutuda meile isegi võimaluseks. Seepärast, et kuna me oleme väiksed, siis oleme ka märksa paindlikumad. Ja tegelikult see võib tuua selliseid väga häid võimalusi, kuidas näiteks turgu hoopis haarata. Aga muidugi kõik sõltub konkreetsest ettevõttest, konkreetsest partnerist. Vaadates, mis toimub meie tööjõuturul, siis õnneks on ette näha, et see palgakulude kasvu surve võiks justkui hakata järgi andma natukene. Aga kahjuks tuleb see kõik viitajaga ja käesoleva aasta osas on ikkagi see prognoos äärmiselt kõrge. Et meie makrotiim prognoosib käesolevaks aastaks circa 8% brutopalga kasvu, mis on ikkagi päris väikselt number. Ma olen väga paljudelt ettevõtjatelt kuulnud, et nad on mures, sest nad ei leia endale piisavalt töötajaid. Ja väga paljud neist loodavad, et nüüd tuleb kriis,
osad ettevõtted lähevad pankrotti ja siis mul on võimalus lõpuks ometi need inimesed tööle võtta. Mida mina olen neile öelnud selle peale on see, et jah, see võib tulla selline ajutine leevenemine, aga palun ärge selle peale lootma jääge, sellepärast et ma arvan, et see tööjõupuudus, see inimeste puudus ei ole mitte probleem iseeneses, vaid see on pigem sümptom. Pigem on probleem selles, et meie majandusmudel on liiga tööjõumahukas. Me teeme ilmselt liiga palju asju ise inimeste abil. Ehk et ma arvan, et selleks, et ülejäänud maailmaga ja ka Euroopaga sammu pidada, on ikkagi vaja oma inimesi targemini kasutada ka edaspidi. See tähendab seda, et isegi kui ajutiselt tuleb leevenemine, on võimalik need inimesed tööle võtta, siis pikas perspektiivis see ei pruugi aidata. Seda enam, kui me vaatame, mis toimub meie demograafiaga. Ma arvan, et päris kõnekas on see fakt, et viimase 17-18 aasta jooksul on sisuliselt Eesti tööealine elanikkond vähenenud 100 000 inimesega, mis sisuliselt on Tartu linna. Ja kahjuks, kui me vaatame seda demograafiat ka nagu nii-öelda tuleviku suunal, siis ega sealt midagi nagu positiivsemat tulemus ei ole, pigem vastupidi. Aga lohutuseks võib öelda, et Lätis Leedus on läinud veel hullemini. Leedus on selle perioodi vältel tööealine elanikkond vähenenud circa 400 000 inimese võrra ja Lätis circa 337 000 inimese. Ehk et ma arvan, et see üldpilt on siis see, et konkurents inimeste osas püsib ja pigem on ajas süvenev. Nüüd, see ei ole mingi saladus, et see äärmiselt tugev palgasurve, mis on viimastel aastatel olnud, on paratamatult mõju avaldanud ka meie ettevõtete kasumlikkusele. Ja mida need kaks joont näitavad? Need sisuliselt näitavad seda, et kahjuks on Eesti ärisektori või siis ettevõtete kasumlikkus kukkunud alla siis Euroopa keskmise. Nüüd tulid veel jooned juurde, mis tegelikult näitavad, et Läti ja Leedus on asjad veel natukene paremini. Läti ja Leedu on siiski kasumlikkuse poolest meistri kõrgemad. Aga tõsi ta on, et brutopalk ei ole Lätis Leedus päris seda saavutanud, mis teistes. Miks on äärmiselt oluline, et ettevõtjad suudaksid oma kasumlikkust säilitada? Ühest küljest jah, otse loomulikult sellepärast, et ettevõtja väärib ikkagi selle riski eest, mida ta võtab ka endale nii-öelda väärilist omanikku tulu. Aga ma arvan, et see on ainult asja nagu üks pool. Aga see teine pool, mis mõjutab kõiki neid teisi inimesi, kes ettevõtjate jaoks töötavad, on see, et meie ettevõtjate kasumlikkus on väga madal, siis see teeb nüüd väga haavatavaks. Sisuliselt on ettevõtjatel väga vähe vigade tegemise ruumi. Sisuliselt muudab väga madal kasumlikkus ettevõtjad haavatavaks, näiteks kas või sellele, kui maailma turul sisendite hinnad kasvavad. Nüüd, mis selle vastu aitaks? Otse loomulikult investeerimine, aga ma arvan, et siin on äärmiselt oluline rõhutada, et rääkides investeerimisest, siis kindlasti tänases keskkonnas ei pea silmas niivõrd investeeringut lisamahtudesse, vaid pigem investeerimist sellesse, et oma tegevust muuta efektiivsemaks. Ehk et teha sisuliselt samu asju ära vähemalt kui inimeste abiga. Ja mispärast ma seda rõhutan, aga seetõttu, et ma töötasin pangas ka majanduskriisi ajal ja ma nägin, et see selline väga rutakas investeerimine mahtude kasvatamisse, see võib väga kurjasti kätte maksta siis, kui eksporditurgude maht peaks kiiresti vähenema. Pigem, mis puudutab nüüd investeerimiste efektiivsusesse, siis ma ütleks, et see on meile hädavajalik selle jaoks, et üleüldse pikemas plaanis ellu jääda. Sest fakt on see, et selle nimel töötavad ka kõik teised riigid, ehk et pigem see on täna selline, ütleme, võidujooks. Ja ma arvan, et äärmiselt oluline on see, et me kuidagi ei magaks seda võidujooksu maha või ei jääks kuidagi toppama. Ja kui vaadata investeeringute struktuuri, mis on siin nüüd see teie pool siis vasakpoolne graafik, siis selle pealt on tegelikult isegi rõõmustav näha, et meie ettevõtjad on
hakkavad järjest rohkem investeerima varadesse, mis panustavad just nimelt efektiivsusesse, ehk et masinad, seadmed, tarkvara, aga näiteks teadus- ja arendustegevus. Sest ütleme traditsiooniliselt kivi ja betoon pigem efektiivsust ei tõsta, ütleme küll väikeste möödus. Nüüd, ma arvan, et tänases olukorras on äärmiselt oluline, et me neid väheseid inimesi, kes meil siin Eestis on, kasutaks võimalikult targalt. Ja seetõttu räägitakse ka nii Eestis kui ka mujal maailmas hästi palju nii digitaliseerimisest kui ka automatiseerimisest. Ja mis puudutab digitaliseerimist, siis ütleme, meile endale meeldib mõelda, et Eesti on selline digitiiger, kes on maailmas hästi tuntud. Ma ütleks, et kui sinna natukene rohkem sisse vaadata, siis see pilt võib-olla nagu nii roosiline ei ole, et saaks noormeritele puhku päeva. Nimelt, võin kohe näita. Euroopa Komisjon mõõdab iga-aastaselt DESI-indeksit, mis sisuliselt näitab digitaliseerituse taset Euroopa liikmesriikide majandustes ja ühiskonnades. Koondindeksi alusel on Eesti tavaliselt top 10, mis on ülimalt tugev saavutus. Aga kui me nüüd hakkame vaatama, mis on need komponendid, mis põhjusel Eesti tavaliselt top 10 on, siis üldjuhul on see seetõttu, et meil on äärmiselt tugev riiklik digitaalne infrastruktuur välja arendada. Ja öelda, et konkurentsitult kõige nõrgemaks aspektiks on see, et puudutab ettevõtete tegevusesse integreeritud digitaalset tehnoloogiat. Selle poolest oleme kahjuks, nagu graafikut on näha, Euroopas alles 16. kohal. Ja siit paistab ka silma, et Leedu on suutnud meist ikkagi väga kõvasti ette leida selle poolest, olles lausa 8. kohal Euroopas. Ma olen oma kolleegidega ka nõu pidanud, et huvitav, miks see nii on, miks pärast on Leedu ettevõtted kuidagi suutnud märksa rohkem investeerida siis nendesse uutesse tehnoloogiatesse. Tõenäoliselt neid põhjuseid on erinevaid, aga ma arvan, et üks põhjus tõenäoliselt teiste seas peitub ka sellistes riiklikes prioriteetides, kuna teadupärast Leedus on riiklik programm ja sotsiaalne toetusmeede selleks, et siis soodustada ja toetada ettevõtete investeeringuid digitaalsetesse tehnoloogiatesse. Ja selle toetusmeetme eelarve oli circa 40 miljonit eurot, mis ei ole üldsegi väike summa. Ja kuna ka mina oma töö tõttu, seetõttu, et ma Pangaliidus vean ka ühte toimkonda, mis siis tegeleb just nimelt seda laadi küsimustega, siis ma olen püüdnud seda teemat adresseerida ka meie riigina. Ja tegelikult alles eile õhtul saatsin ma ka välja Pangaliidu ja Kaubandus-Tööstuskoja sellise ühise pöördumise, mis juhib riigi tähelepanu sellele, et teatud toetusmeetmed on meie ettevõtetel ikkagi hädavajalikud selleks, et neid investeeringuid jätkata, sest teadupärast on siin lahvatanud selline suur tüli, mis puudutab siis Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusmeetme lõpetamist päevapealt. Meie siis püüdsime riigi tähelepanu juhtida sellele, et ikkagi esiteks peab olema riiklik poliitika jätkusuutlik, stabiilne ja teiseks, kui me võtame täiesti ära ettevõtetelt riiklikud toetused investeeringute jaoks, siis me sisuliselt paneme meie ettevõtted ebavõrdsesse konkurentsi meie lähiriikide ettevõtjatega, kus sellised programmid on endiselt olemas. Nii palju hetkel Eesti hetkeseisus. Ma mõtlesin, et korra võiks vaadata ka, mis toimub maailmas laiemalt ja mis on need tuleviku suunad. Väga palju räägitakse sellest, et maailm on sellise 4. tööstusrevolutsiooni lävel. Mida see täpselt tähendab? See tähendab seda, et ühest küljest on need uued digitaalsed tehnoloogiad, mida välja arendatakse, näiteks 3D piltimine, virtuaalreaalsus ja nii edasi. Teisest küljest on meil suurandmete selline nutikas töötlemine
Ja nüüd võetakse need 2 komponenti ja sisuliselt liidetakse kokku siis erinevate füüsiliste või bioloogiliste süsteemidega. Ja osad sellised visionäärid lähevad osa nii kaugele, et nad ütlevad, et üsna pea hakkavad hägustuma piirid digitaalse, füüsilise ja bioloogilise maailmaga. Kui me vaatame ajaloos tagasi, mis on need 2 ilmingut, mis on alati käinud koos suurte tööstusrevolutsioonidega, siis esiteks on see lisandväärtuse hüppeline kasv ja teiseks väärtuse jagamine. Ja kui me nüüd natuke vaatame, mis on maailmas hetkel, siis tegelikult võib öelda, et see väärtuse ümberjagamine on hetkel juba aset leidnud. Kui ajalooliselt on olnud väärtusallikateks ikkagi bioloogilised ja füüsilised varad, näiteks masinad, seadmed, hooned, maa, eluskari, siis täna on see paraku nihkumas üha tugevamini just digitaalsete ja intellektuaalsete varade suunas. Näiteks kui me vaatame maailmas ringi, et kes on need kõige väärtuslikumad, kõige tugevamad ettevõtted, siis konkurentsitult kõige rohkem on selliste ettevõtete seas just selliseid, mille peamised varad ei ole füüsilised ega bioloogilised, vaid pigem ikkagi digitaalsed ja intellektuaalsed. Näiteks siis Microsoft, Google, Amazon, Facebook, Apple ja nüüd rääkides tööstusest, siis juhtusin ma lugema siis sellise tööstuse visionääri nagu Oliver Scalabro, tema nagu nägemust, milline võiks olla tööstuse tulevik. Ja mida tema siis ütleb, on see, et just tänu nendele uudsetele tehnoloogiatele hakkab vasti tööstuses päris suur ja radikaalne nihe aset leidma. Ja ta ütleb, et kui minevikus oli tööstuse märksõnadeks ikkagi mastaap, ehk et toodeti standardseid masstooteid suures koguses, toodeti lattu, tihtipeale tootmisüksused olid väga suured, asusid kaugel lõpptarbijast, kuna see võimaldas saavutada sellist kulusäästu või kuluefektiivsust. Tema ütleb, et kõik need uued tehnoloogiad võimaldavad seda nüüd ümber mängida ja sisuliselt võimaldavad toota individuaalseid tooteid väikses koguses täpselt sama efektiivselt, nagu vanasti oli nende masstoodete puhul. Ja ta ütlebki, et varsti hakkab aset leidma selline tendents, et need tootmisüksused tuuakse tagasi sisuliselt lõpptarbijale lähemale. Ta ütleb, et selle asja nimi on siis onshoring ja nearshoring. Ja sisuliselt muutub siis tuleviku tööstuse puhul just võtmesõnaks paindlikkus. Ehk et tekib selline nii-öelda on-demand tootmine, ehk et toodetakse individuaalseid tooteid väikses koguses otse lõpptarbijale just siis, kui ta seda vajab. Ja mul endal õnnestus osa võtta ka mõned nädalad tagasi Kopenhaagenis toimuvad koolitused, kus siis esines inimene, kes oli ka väga selline 3D printimise visionäär ja teisest küljest ka ise tootmisettevõtte juhti omanik. Ja tema nägemuse kohaselt see 3D printimine muudab ikkagi väga paljusid tootmisharusid väga radikaalselt. Ja sellel on väga lihtne põhjendus. Kui me võtame tänase tootmisprotsessi, siis see on sisuliselt nagu selline lahutamistehe. Ehk et sul on piltlikult öeldes mingi tooraine nii-öelda tükk, toormaterjali tükk ja sealt sa lõikad selle vajaliku grupi välja ja kõik, mis üle jääb, on sisuliselt materjali kaudu. Nüüd, kui võtta 3D printimine, siis see on vastupidine tehe, see on pigem nagu liikmistehe. Ja see sisuliselt loob olukorra, kus sul neid tootmisjäätmeid enam ei ole. Ja tema ütles, et tema teada saab juba täna printida 3D printimise abil rohkem kui 300 erinevat materjali. Ja vähemalt teoorias ei ole ühtegi materjali, mida ei saa printida. Aga kindlasti see tehnoloogia on väga jõudsasti arenenud. Ja ta tõi ka sellise näite, et näiteks mis puudutab tänast päeva, siis ütleme, autotööstus ja lennukitootmine, need on tihtipeale sellised 2 väga eesrindlikku alamsektorit, kes on tuntud selle poolest, et nad lähevad väga kiiresti kaasa uudsete tehnoloogiatega. Ja ta tõi sellise näite, et näiteks juba lennukitootja Airbus sisuliselt kasutab täna oma lennukites, mis puudutab mittekriitilisi osi, juba
juba sisuliselt kolmandik 3D prinditud. Üks asi, mis kindlasti, üks aspekt, mis kindlasti võimaldab ka seda nii-öelda väikses koguses väga individualiseeritud tooteid toota kuluefektiivselt, on siis otse loomulikult tööstusrobotite kasutamine. Ja ennustatakse, et aastaks 2020 on maailmas juba tervenisti 3 miljonit tööstusrobotit. Ja nagu ütleme, kõige erinevate tehnoloogiate puhul tavapäraselt juhtub, siis mida rohkem neid kasutusele võetakse, mida paremaks neid tootmine saab, seda odavamaks nad ka muutuvad. Nüüd mul õnnestus leida ka statistikat selle kohta, et kuidas siis Eesti suhestub sellesse, et palju Eestis reaalselt neid tööstusroboteid täna juba olemas on. Ja siinkohal peab paraku ütlema, et Eestis on neid meil endiselt suhteliselt vähem. Et meil on neid siis circa 11 10 000 töötajaid. Samas, kui ütleme, selline maailma keskmine on circa 74 ja kui me vaatame maailma kõige eesrindlikumaid riike, näiteks siis Lõuna-Korea, siis seal on isegi rohkem kui 600 tööstusrobotit. Selle statistika puhul tundub, et me oleme ikka kõvasti maha jäänud, aga ma arvan, et see olukord selles mõttes ei ole üldse nii hull, kuna see statistika kajastab kitsalt ainult siis tööstusrobotit. Ma arvan, et selle roboti sellise definitsiooni võiks tõmmata ka laiemaks. Ja kui me selle tõmbame laiemaks, siis me näeme, et märkamatult on meie ellu juba väga erinevatesse valdkondadesse ilmunud robotid. Ehk et täiesti tavaline on ju kaubanduse puhul pakirobot. Või näiteks põllumajanduse puhul täiesti tavapärane, et meil on lüpsirobot või siis meil on näiteks targad iseõppivad niisutus- või kastmissüsteemid. Teenindusettevõtete puhul on täiesti tavapärane juba see, et kodulehekülje peal suhtleb klientidega chatbot, ehk siis mitte inimene seal taga. Või näiteks tuues näiteid pangast, siis meie jaoks on täiesti elementaarne, et me ei pane inimesi tegema sellist tuima copy-paste tööd, kes peab mingi daamid ühest kohast võtma ja tõstma mujal. Selle jaoks ongi olemas juba tarkvara skriptid, kes selle asja nagu inimese eest ära teevad. Nüüd mul õnnestus lugedagi ühte McKinsey raportit, mis siis põhimõtteliselt oli selle kohta, milline on digitaliseerimise, automatiseerimise seis Euroopas, erinevates riikides ja milline on see potentsiaal tulevikus. Ja meie õnneks arvas McKinsey meid siis meie riiki 9 sellise digitaalse liidri hulka, aga siinkohal jällegi tuleb toonitada, et pigem meil õnnestus auväärne positsioon saavutada mitte niivõrd seetõttu, et meie ettevõtted oleksid väga digitaliseeritud, vaid pigem just seetõttu, et esiteks on meil tugev digitaalne infrastruktuur ja teiseks ka seetõttu, et meie inimesed on oma loomult ikkagi keskmisest märksa rohkem avatud uutele tehnoloogiatele ja ka meie inimeste selline keskmine digioskuste tase on märksa kõrgem võrreldes ülejäänud Euroopaga. Ja McKinsey püüdis siis ka ära hinnata, et mis on see automatiseerimise potentsiaal. Et kui võtta juba täna täiesti olemasolevad tehnoloogiad, mida selle abil annaks nendes riikides ära teha. Ja sisuliselt oli nende väide siis see, et juba tänaste tehnoloogiate abil saaks Eestis ära automatiseerida tervenisti 46% kõigist töötundidest. Kas see nüüd on päris tõsi? Ma ei tea. Tõenäoliselt tuleb seda võtta teatavate reservatsioonidega, aga ma arvan, et see on ikkagi nagu märgilise tähtsusega ja demonstreerib, et meil tegelikult annaks väga palju ära teha. Nüüd McKinsey püüdis ka seletada nagu laiemas perspektiivis, et millised on need valdkonnad, kus siis see potentsiaal on kõige suurem. Ja ta ütles siis, et üldjuhul on need 2 tüüpi valdkonnad. Esiteks valdkonnad, kus on tegemist andmete kogumise ja töötamisega või siis teisest küljest valdkonnad, kus mingisuguses kontrollitud keskkonnas peab sooritama mingisuguseid rutiinseid liigutusi. Ja nad tõid välja ka erinevad sektorid, kus siis see potentsiaal võiks olla kõige suurem ja nendes sektorite hulgas olid siis näiteks transport,
majutus, toitlustus, tööstus, kaubandus ja ehitus. Ja ma arvan, et mis selles raportis oli veel äärmiselt oluline tähelepanu, oli siis see, et nad näevad, et need ettevõtted, kes juba on investeerinud, need on tõenäoliselt need ettevõtted, kes investeerivad ka märksa kergemini edasi. Mida see väide tegelikult tähendab, on siis see, et need, kes täna veel ei ole panustanud sellesse, kes ei ole investeerinud, võrreldes nendega, kes juba on seda teinud, tõenäoliselt see vahe on märksa nagu ajakoha suuremaks muutuma. Ehk et mahajääjad hakkavad eesmindlikest üha rohkem maha jääma. Ja ma arvan, et seda on tänases olukorras äärmiselt oluline meeles pidada, et me ei muutuks nendeks mahajääjateks. Nüüd hästi palju on räägitud digitaliseerimisest, aga mitte kõik ei saa aru, mida see täpsemalt tähendab. Aga mõtlesin, ma toon võib-olla sellised lihtsad näited, mida see tähendab. Nagu mul aeg on otsas vist juba. Esimene oluline asi on see, et selleks, et üldse oleks võimalik midagi digitaliseerida, on äärmiselt oluline, et ettevõttel on keskne IT-süsteem juurde. See tõmbab sisuliselt andmed kokku erinevatest ettevõtte osadest. Näiteks, mis puudutab personali, arvestust, finantse, raamatupidamist, tootmist, varusid, kliendikontakte, aga ka näiteks hoonete ülalpidamist. Ja miks see on oluline seetõttu, et see võimaldab ettevõttel saada tervikpilti ja teha sisuliselt teadlikum neid otsuseid. Kui see on paigas, siis on juba sellised järgmise etappi kohe edasi minna. Üks kõige elementaarsemaid on siis tootmisettevõtete puhul ikkagi selline tark tootmine, näiteks siis seadmete varustamine sensoritega, mis sisuliselt võimaldab iga seadme osas saada aru 24/7, kui hästi see seadme töötab, kui palju teda nii-öelda reaalselt rakendatakse, kas seda peaks näiteks suunama igaks juhuks hooldumisesse. Teine valdkond tarneahela juhtimine, ehk et on võimalik siis valmistoote kui ka toorainetükid varustada jällegi näiteks raadiosageduslike sensoritega ja seetõttu on siis võimalik jälgida, kuhu see näiteks valmistoote täpsemalt välja jõuab. Ja näiteks kui tegemist on praagiga, siis on võimalik ka kindlaks teha, mis kuupäeval, kelle poolt täpsemalt see asi toodab, mis on oluline kvaliteedi juhtimise seisukohalt. Siis omaette kategooria on tark toode, kus siis mingi füüsiline toode jällegi varustatakse näiteks sensoritega, mis siis võimaldab ka selle toote väärtust märkimisväärselt kasvatada. Kuna sisuliselt ei ole tegemist puhtalt enam ainult füüsilise tootega, vaid seal on ka nii-öelda see tarkvara osa. Siis hoonete puhul on näiteks võimalik varustada täna valgustus, ventilatsioon, küte jällegi sensoritega, mis siis suhtlevad tarkvaraga, mis kogub seda infot 24/7 ja arvutab välja siis kõige optimaalsema töörežiimi ja võimaldab siis seeläbi kuulupääsu lülitamist süsteemi sisse-välja vastavalt vajadusele. Kliendisuhtluse puhul ma arvan, et äärmiselt oluline, et meie ettevõtted saavad aru, et see ootus on ikkagi klientide poole pealt üha rohkem see, et nendega suheldakse 24/7. Et on olemas mingisugune iseteeninduskeskkond, kus see tarnitõesti klient saab ise ära teha. Et ma arvan, et varsti on pigem erand kui reegel see, et klient viitsib arvestada selle 9–5 tööajaga. See on see, mida meie pangaga näeme. Ja siis on hästi palju erinevaid valdkonnapõhiseid selliseid rakendusi. Näiteks minule suureks üllatuseks, mida ma olen aru saanud, on see, et meie põllumajandussektor on väga juba digitaliseeritud, ehk et mis puudutab taimekasvatust, on täiesti juba olemas sellised süsteemid, kus mullad on sensorid, mis mõõdavad siis mineraalainete ja niisugused lahdet, saadavad info siis tarkvarasse, mis siis varutab mingile konkreetsele taimeliigile vastama nii-öelda kõige soodsama kasvu tingimuse välja ja siis sisuliselt reguleeritaksegi niisutamis- ja vähendamissüsteeme vastavalt sellele. Aga need on ainult väga sellised põgusad näited, et neid näiteid on märksa rohkem veel. Nii, aga ma vist, mul küll üks slaid oli veel, aga ma vist enam ei jõua seda rääkida. Et ma siis siinkohal lõpetaks. Tänaks teid väga tähelepanu eest ja ma loodan, et meiega näiteks pangana
laenuinvesteeringu. Aega on küll üle läinud, aga külalistelt ikka, kui on juba tulnud mandrid kohale, siis kas on küsimusi? Swedbankilt tahab keegi küsida midagi, on juhatuse liige kohal, et see praegu on suurepärane võimalus. Keegi ei küsi, aga siis ma küsin võib-olla selle küsimuse ära, mis huvitab tegelikult ettevõtjaid igal pool, mitte ainult Hiiumaal, et kuidas sellega on, et kui ostad poest tellise, siis ta on kallim, siis sel hetkel, kui paned ta seina, siis panga silmis muutub järsku odavamaks. Et see on tagatiste küsimus, kui ma lähen laenu küsima, siis pank hindab seda tagatise vara, eriti sellistes kohtades nagu Hiiumaa või Valgamaa, Võrumaa, Läänemaa, ütleb, et see tagatise väärtus on, teie ütlete, et see on nii palju, me ütleme, et see on 60%, 50% sellest ja sellest tagatise väärtust, mis te 60%, me teile laenu anname selle tagatisele veel palju, siis veel 50%. Et siis tegelikult siis vaatad otsa, et mul oli oma arust oli täitsa äge projekt ja tagatised ja siis ma ei saagi mitte midagi. Kuidas siis seda kommenteerida ja mis lahendused siin võiks olla? Ma kõigepealt alustaks sellest, et jah, see tõepoolest on tõsi, kahjuks. Paraku on tõsi, et meie majandus ja kinnisvaraturg on tsüklilised ja me oleme reaalselt ka majanduskriisi korral näinud, et kui peaks realiseeruma kõige hullem stsenaarium, kui me peame reaalselt selle objekti maha müüma, siis selle väärtus võibki olla 50% madalam ja kohati võib olla lausa ka 0, sest keegi ei ole valmis seda oskama. Et pangana kahjuks me peame seda endiselt arvesse võtma. Nüüd, kuna meile läheb väga korda see, et elu ja ettevõtlus säilis ka väljaspool Tallinnat ja Harjumaad, siis see ongi see põhjus, miks pärast mina täiesti siis oma vabast lähest ja tahtest olen asunud juhtima Pangaliidus seda toimkonda, mis tegelebki just seda laadi küsimustega. Kuidas saada üle taolistest olukordadest, kus me näeme, et on sisuliselt tegemist turutõrkega, kus pangad ei ole niivõrd hästi võimelised või valmis finantseerima. Ja me oleme juba, ma arvan, kuskil vist circa paar aastat pidanud selle teemalist dialoogi ka riigiga ja riigi erinevate asutustega, sealhulgas KredExi ja MES-i ja teistega. Ja ma arvan, et mõningad lahendused turul on juba selle jaoks olemas. Üks lahendus kindlasti näiteks on seesama tööstuslaen, mida pakub KredEx, mis ongi mõeldud just selliste olukordade puhul, kus siis pank näeb, et tema jaoks tagatise väärtus on nii madal, et ta ei ole valmis nii palju sinna raha peale andma, siis kasutades näiteks seda KredExi tööstuslaenu on siis võimalik ikkagi vajalik raha kokku saada. Ja siinkohal ma arvan, oluline ka rõhutada seda, et see KredExi tööstuslaen ei ole kuidagi oluliselt kallim kui pangalaen, ehk et ta peaks ikkagi hinna poolest olema enam-vähem täpselt seesama. See on üks asi. Teine asi, mida ma tahaks rõhutada, on see siis ikkagi, et panga puhul me püüame mitte liiga tugevasti ainult tagatisesse kinni jääda, vaid me ikkagi vaatame ka seda, mis on ettevõtte kuidas öelda siis finantsvõimekus, kui hästi on ta võimeline seda laenu teenindama. Ja ikkagi, kui me näeme, ettevõtte ise on elujõuline, siis mina julgen väita, et tänases keskkonnas ei tohiks ühtegi projekti finantseerimata jätta. Et me oleme ikkagi, ma olen teinud siiamaani kõik endast oleneva, et kõik seda laadi projektid saaksid ka vajaliku raha kätte. Midagi ei ole ütlemata. Et kuna see on mulle nii, ütleme siis südamelähedane teema, et see on ka see põhjus, miks ma riigiga püüan ka hästi aktiivselt selle koostööd teha ja dialoogi pidada. Ja üks asi veel, et Swedbank, ma arvan, vist on peaaegu ainus Eesti pankadest, kes siis, kuna me nägime, et meil on seda laadi probleem olemas, siis me pöördusime tegelikult ka Euroopa Liidu poole ja me oleme koostööd tegemas siis Euroopa investeerimisfondidega, et sisuliselt meil on selline spetsgarantiiprogramm, mis jällegi see garantii, seda me saame siis võtta arvesse tagatisena ja ettevõtjale see sisuliselt midagi ei maksa. Et me oleme enda jaoks püüdnud laiendada kõiki neid võimalikke lahendusi, et mitte ükski projekt ei jääks finantseerimata. Kindlasti leiab mingisuguseid negatiivseid näiteid, et jah.
jah, küsimus oli? Jaa, mul on, tuli ka üks küsimus, et viimase aja suurtest diskussioonidest on kliimateema väga aktuaalne. Kliimateema meie jaoks seondub väga otseselt põlevkivienergeetikaga. Ja sealt edasi mõeldes siis põlevkivienergeetikale alternatiivsete lahenduste arendamine. Ja kui me Hiiumaale lähemale tuleme, siis Hiiumaaga seonduvalt on suur ja palju tüli ja vaidlust tekitanud projekt päevakorral. Minu küsimus on see, kas teie pangana näete alternatiivsete energialahenduste finantseerimises, kas te üldse näete selles potentsiaali, kas te olete valmis sellesse investeerima nendesse projektidesse? Ma saan aru, et sa pead silmas konkreetselt tuuleparki või? No, see on nagu tead hundi kohta ega ütlema, seda praegu on. Aga ütleme, kõik, mis puudutab energeetikat, otse loomulikult seal on nii-öelda regulatiivne komponent hästi oluline. Ehk et mis on see nii-öelda üldine regulatiivne raamistik seal ümber. Aga tuuleparke me iseenesest finantseerime, et meil on neid tänagi portfellis. Küsimus on pigem see, et kas te nagu näete selles nagu selle taustal, kõige selle tegevuse taustal arengupotentsiaali või te olete pigem ka siin suht konservatiivne? See on päris sügav. Lihtsalt lihtne loogika ütleb, et kuskilt peab see raha tulema nende arendajate jaoks. Ja siit edasi küsimus, kus see raha siis tuleb? No iseenesest, kuna me saame aru, et meie Swedbankina oleme siis Eesti suurim pank sisuliselt, et meie jaoks me võtame seda rolli hästi nagu suure nagu tõsiduse ja vastutusega. Ja seetõttu, kuna ka meil grupis üldisemalt on kõik need kliimaalased ja energeetikaalased diskussioonid väga aktiivselt käimas, et need on saanud alguses Rootsist ja põhimõtteliselt need hõlmavad tervet gruppi. Ja mida meie oleme püüdnud teha, ongi siis minu kolleegid või konkreetselt minu divisjoni inimesed siis käisid circa 6 aega tagasi ka kohtumas riigiga sel teemal, et aru saada, mis on üleüldse nagu riigi laiem nägemus. Ma ütleks, et liiga selge see pilt veel ei ole, kuidas me seda transformatsiooni peame läbi viima. Aga üks asi on selge, et see põlevkivi ei ole jätkusuutlik. Muidugi, mida mina tahaks öelda, on see, et mida ma olen ka oma kolleegidele püüdnud nagu toonitada, on see, et me ei saa nagu suurima pangana teha väga järske liigutusi. See tähendab seda, et see transformatsioon peab nagu järk-järguliselt aset leidma. Aga otse loomulikult oleme meie valmis finantseerima siis neid erinevaid samme. Et näiteks täna me finantseerime suhteliselt aktiivselt ka päikeseparkide rajamist. Tuulepargid on meil portfellis ja aga nüüd ma arvan, et siin tekibki küsimus, et kas riik oma energeetikat saab ainult siis tuulele ja päiksele üles ehitada, tõenäoliselt mitte. Et siin on vaja ka nagu mingit sellist, tõenäoliselt ka nagu natukene stabiilsemat lahendust. Ja üks asi, mida me siis riigi käest oleme ka palunud, on see, et väga palju räägitakse seda, et me mingi nii-öelda võimekuse arendame siin kohapeal välja ja kui tekivad nagu nii-öelda need tipuhetked, kus meil endal jääb puudu, et siis küll me siis impordime, ma ei tea, Soomest või ütleme kuskilt lõuna poolt. Mis on probleem on selles, et niimoodi mõtlevad kõik Euroopa riigid. Et siis meil tekkis küsimus, et aga kas keegi on üldse kokku pannud ka sellise nii-öelda Euroopa ülese nii-öelda energiabilansi, et aru saada, et kui kõik mõtlevad, et ma ostan oma naabrit, et kui üks hetk tahavad kõik oma naabrit osta, siis võib juhtuda, et siis lihtsalt ei ole seda võimekust, mis siis kõigi nagu nii-öelda nõudluse ära lahendaksid. Et ma ütleks, et täna see pilt liiga selge veel ei ole, aga kuna meie jaoks on see teema väga oluline, siis me püüame seda ka nagu pidevalt riigiga edasi diskuteerida. Ja kindlasti jah, me oleme valmis finantseerima seda laadi projekte. Muidugi konkreetselt oleneb väga projekti enda nagu spetsiifikast, kuidas need rahavood välja jõuavad, mis on see konkreetne regulatiivne raamistik seal ümber. Aga jah, me oleme valmis neid projekte finantseerima, samamoodi näiteks nagu siiamaani oleme finantseerinud ka koostootmisjaama, mis siis on mõnevõrra nagu puidu peal alternatiiv siis fossiilsetele kütustele. Et kindlasti plaanime seda laadi projektides
jõudumööda osaleda. aga täname veel kord. Ja praegu paneme nagu ikka Hiiumaalt head ja paremat, nii et suur tänu tulemast.